kummeli tee palun. Hästi palju suhkrut ka palun. No tere! Tere! Oled valmis või? Jaa. Markoga kõik kokku lepitud? Ja. Tuleb varsti? Jah, tuleb. Näe. Leping on siin. 2 eksemplari. Ja vaatad igale leheküljele alla kirjutaks, eks? Igale leheküljele, jah. Igale leheküljele. Mis siin täpselt kirjas on? Mis siin? Mis on sinu asja, mis siin kirjas on? Ei, sellega ta annab kõik oma kõik firmad ja asjad kõik meie nimele ja saab summa vastu, mida ta arvab, et ta saab endale, aga seda me veel vaatame. Nii, ühe sõnaga. Vaatad, et kirjutab alla ja igale lehekülje. Aga kui ta ei taha alla kirjutada? Marko ei taha alla kirjutada. No kuulge, arvestades, mis summa siin on, siis küll ta kirjutab. Ei ole mingit küsimust. Mis ma siis teen, kui ta vastu hakkab? Marko hakkab vastu. Mis nali see nüüd on? Midagi ta ei hakka vastu. Ja kui hakkab, siis millest ma sulle maksan? Sinu asi on teda veenda, et asjad on korras. Üks asi veel, hoia silmad lahti. Mul on viimasel ajal tunne kogu aeg, et keegi nagu jälgiks. Vaata, et keegi seda tehingut peata näeks, eks? Jah. Ja siis, kui teil on tehtud, ma jälgin eemalt, anna mulle siis märku, siis ma võtan ta korraks liistule. See on nii äge lihtsalt, no mine metsa, vaadake kallid jälgijad, kus ma praegu olen. Ma kahtlustan, et see on see õhtu, aga ma ei tea veel. Lihtsalt nii super, et sa mu siia tõid, no vaadake lihtsalt, see on nii just nagu mulle meeldib. Ma arvasin ka, et sulle meeldiks, sa vaata seda, mis selle lühikse ajaga on teinud siin, see oli enne sulgemist nii trööstik. Jaa, vaata, mõnus selline diivan, istu käis, istu. Jaa. Lihtsalt vau, super fancy. On ju fancy kaldikene piisavalt ja mu jälgijatele kindlasti meeldib see mu Instas saan kohe 10 000 uut jälgijat juurde. Muidugi meeldib neile see. Või noh, mitte 10 000, aga no 100 jälgijat saan kindlasti juurde või 1000. Nii super. Jaa, aitäh. Mis me tellime seda kalamarja ja seda superkallist šampanjat, on ju? Kalamarja? Ja siin oli kuskil see nagu kalamarja ja šampanja sobivad nii hästi kokku. Või siis seda kuskussi. Ahah, kus. Aga kuule. Kuule, vaata, siin on ju need makaronid vorstiga ka. Mis makaronid vorstiga? Me oleme peenes restoranis. No hea küll, jah. Kuule, ma tahtsin tegelikult küsida, et sa oled nii hajevill viimasel ajal. Kuuled ka või? Jah. Sa oled kuidagi hajevill viimasel ajal. Mis mõttes? Ei, ma täitsa lihtsalt nädala lõpp ja natuke väsinud võib olla. No näiteks nagu praegu ja ma olen enne ka tähele pannud, et sa isegi ei kuula nagu, mida ma räägin. Näe, sa praegu juba ei kuule ju. Ma kuulan, kallis. Kuule. Räägi. Noh?
et mäletad see kõne näiteks eelmine laupäev, et sa ütlesid, et sul on tööasjad, aga sa ei tööta nädalavahetustel. Jaa, see kõne, see... Jaa, see. No, väiksed äriasjad, vaata, ega äri ei see küsi, kas see on nädalavahetus, nädala sees. Sa oled, ma käisin mingiks astronaudiks sul vahepeal või? Kuule, jäta oma nõmedad naljad ausalt. Kuule, et päriselt... Sa tead, et sa võid mulle kõigest rääkida ja sa tahad mulle midagi väga olulist öelda. Kusjuures jah, ma isegi mõtlesin täna, et see õhtu on mitmel moel oluline ja tähtis ja... Mitmel moel ja ma kuulan, mida iganes sa mulle räägid, kallis. Vaata, mul siin on mõned mõtted on ja... Aga äkki telliks selle pasta ikkagi ära? Ma olen nii põnevil, mu kallid jälgijad. See on lihtsalt nii äge. #I'm excited. Tere, Marko. Tere. Marko, mis asja? Ma arvasin, et see õhtu on meile kahekesi, et kes see on? Meil on üks kiire väike äritehing vaja korda seada ja siis ongi kõik. Just see on Luuna, ma lihtsalt korraks pidin temaga ka kokku saama. Ühest hakkasingi rääkima, et see õhtu on mitmel moel oluline. Aga sa kujuta ette, see õhtu võib tähendada seda, mäletad seda Liivarannas olevat korterit, mis me vaatasime, et see tegelikult just, ja just sellepärast sina naudi õhtut, istu, ma palun üks, jah, vein. Aga kas ma võin kaasa tulla? Ei, istu, üks punane, see hea silt. Vahel pead sa jääma lihtsalt rahulikuks, sest sa väärid seda kõike, eks? Slay girl. Siin on see leping, nii. Ja allkirja on vaja igale lehele. Igale lehele? Igale lehele, jah. No päris palju lehti, mulle ka on. Muidugi. Jätkub mõlemale. Nii. Sa ise vaatasid üle kõik? Jah. Numbrid on õiged ja... Vaatame korra, vaatame. Kõik need objektid on olemas... ja. Need numbrid mulle meeldivad. Jah, sobib. Igale lehele. Jah. Jah, ongi kõik. Kui ma tahan, selle? Jah, aitäh. Iiatsi ka. No tere, Marko. Oota, Raivo, sina, sa pidid ju... No ma 5 aastat olingi, kelle pärast. Aga 5 aastat varem sain välja, sellepärast, et käitumine oli hea. Ma vaatan, et sa nagu üldse ei tunne siin südamevalu, sellepärast, et vana kallis äripartner sinu pärast kinni istub. Kas te tahate? Jaa, et vaatan siin, teed mingeid kahtlasi ärisid jälle, jah? See pole ka siin kahtlane midagi, see on siuke hea tegevus siin natuke. Soo, sa nüüd nimetad seda niimoodi. Kas see oli ka hea tegevus, et ma 5 aastat pidin trellide taga istuma või? See läks lihtsalt halvasti, natuke saad aru, Väga huvitav, kuidas ta halvasti läks selle koha pealt, et sa ju ütles, et sul on kõik korraldatud, et on isegi mendid kinni makstud ja kui hapuks läheb asi, et siis on mulle alibi garanteeritud selle eest. Mees, kuhu sa jäid oma alibiga, kui ma hädas olin? Olid olemas kõik, lihtsalt siin oli mingi 3. osapool veel, millest ma ei olnud teadnud. Mingi 3. osapool, väga huvitav. Aga kas see osapool on ka selles süüdi, et need rahad, mis pidid pärast mulle liikuma minuni jõudnud, kas sa arvad, et ma ei saa oma pangakonto väljavõtet pangas kontrollida mingil viisil või? See raha, sa tead, kuidas raha põleb, ajas ise ära, lihtsalt tuli ju investeerida. See, minu raha investeerisid. Kas ma siis saan aru, et ma nüüd dividendidega saan kätte selle sinu käest, jah? No, see... On nii, jah? No, vaatame seda, need dividendid, vaata nendega on nüüd natuke...
mida see nüüd peaks tähendama? Et dividende pole ja raha on nagu ka ära põlenud, jah? Seda tahad öelda või? Teate, tegelikult mul on täna siin päris mitu asja veel ajada, et see et ma mõtlen, et just mul on vaja asja. Tüüpiline Marko, saba ikka jalge vahel ja punuma, jah? Ei, no tead, igal oinal on kunagi Mihklipäev ja küll ka Marko teil see kätte jõuab. Ai, jah, nii. Leping on olemas, kõik on väga hästi, leping on olemas, allkirjad on igal lehel, kõik on hästi. Väga hea, väga, No nii, tubli. Seda peaks ju suisa tähistama, ma arvan. Kelder on jälle kadunud. Ma ei tea, mille eest ma talle maksan. Nii, ja puksis siis vastu või? Ei. No räägi, no. Vaatas numbrit ja oli väga rahul. Marko on nüüd teada, ega ta selle 5 aastaga nüüd muutuda pole jõudnud. Aga seda, et talle naha üle kõrgade tõmmame, seda ta praegu veel ei aima. Aga selle 5 aastast on see väike tasu maksta, ma arvan. Nii. Keegi pealt ei vaadanud veel midagi? Keegi ei näinud midagi? Ei, ma ei näinud küll kedagi. Siis on hea, sest et kui see asi välja tuleb ja valed inimesed haisu ninna saavad, siis see asi ei lõppe võib-olla nii õnnelikult, kui tahaks toota. Nii, aga terviseks. Tervist. Mis lahti? Kas see naisterahvas oli enne ka seal või? Mis sa mõtled seda Marko Tibi või? Marko Tibi. Ei, ma mõtlen seda naisterahvast, kes seal paari leti ääres on. Ma ei näinud küll. Ma arvan, et ei olnud või... Siis on hästi, sest et... Olen teda mitu korda näinud sellest ajast saadik, kui ma siia jõudsin. Juba lennujaamas. Ta nagu juhuslikult põrkas minuga kokku. Ja hotellis raudselt oli ka tema. Vähemalt 2 või 3 korral. Lihtsalt nagu juhuslikult meie teed ristusid. Ja nüüd ta on siin. Kindel, et teda ei olnud siin enne, jah? Ma ei näinud. Mul on selline tunne, et ta ikkagi... Ma kogu aeg nagu tunnen seda pilku oma kukk, et ta jälgib mind. Mis me siis temaga teeme? No ma ei tea. Ei saa midagi liiga drastilist teha, sellepärast, et äkki ma eksin, aga me peaksime ta kuidagi maha raputama. Ma olen soovitanud tal mujale minna. Kuule, ära ole naiivne, see peab olema midagi kaval, midagi... Oota, aga vana linn on ju siin samas. Ja vana linn on alati paksult rahvast täis ja turiste ja kõiki. Just, tead, me teeme ühe väikse teatriteenuse. Nii? Mängime niimoodi, et sina oled kohalik giid ja mina olen turist, kes tuli siia vaatamisväärsusi vaatama. Ja siis on niimoodi, et me saame minna vanalinna ja kui ta meid ei jälita üldse, siis ta kaob rahva seast niikuinii ära. Aga kui ta ikkagi jätkuvalt meil kogu aeg kuskil pildis püsib, siis on seal ka väga vaikseid kangialused. Nii et vanalinn on suurepärane. Nii. Sina oled turist ja mina teen sulle giigituu. Just nii. Nii. Ja mängi kaasa. Kas ma saan tõesti õigesti aru, et te olete täiesti kohalik?
Jaa, ma olen siin sündinud ja elanud siin ja... Ahaa, ja, see on... Kodulinn. See on tõesti väga hea. Äkki oleksite nõus mind ekskursioonile viima? Vanalinna pole väga ammu näinud, et tore oleks kõik vaatamisväärsused veel üle näha. Ja, et... Ma võin näidata kõiki kirikuid ja väljakuid ja kõiki kangialuseid ja... Jaa, kirikud ja väljakud, need kõlavad küll väga hästi. Aga... Mängi kaasa. Aga mis oleks siis ikkagi üks ekskursioon niimoodi, et meil ainult mina üks ekskursioonil lähen. Tead, Marko tuli välja niimoodi, et sinu äripartner siin on täiesti kohalik inimene ja ta oli täiesti lahkelt nõus mind ekskursioonile linna viima, vanalinna vaatama, mõtle. Ja, no kuule, ma ei ole ju kade inimene. Mina pole tükk aega linna näinud. Sind pole ka ammu näinud. Ja mõtlesin, et 3 on seltskond, võtame giidi kaasa ja läheme, teeme ühe väikse tuuri linna peal, vaatame üle need vaatamisväärsused või niimoodi. Vaatan, et tutvused käivad sul kiiresti, aga miks ka mitte? No nii, aga siis võtame asja ette, väga hea. Kuulge, ma olen piisavalt kannatlik siin olnud praegu, et miks mulle tundub, et sa varjad midagi ja teie siin varjate midagi, et vaatame, see õhtu pidi olema meile 2. Sa kutsud meid siia, tood siia ja nüüd imbuvad mingid suvalised tegelased siia. Näete, vaadake, mis seltskonnas ma praegu olen. Siin on üks minu kallis Marko, kellega ma arvasin, et ma veedan ilusat õhtut. Siis on mingid kohtlased tegelased. Ei! Näed, vaadake ise. Täiesti uskumatu seltskonna. Jah. Tere õhtust. Kas me jäin kohtumisele hiljaks? Nüüd liitus mingi tibiga veel meiega appikene. Ma ei ole mingi tibi. Ma olen Marko kaaslane. Ärikaaslane, jah. Sofia on siin, et natuke teistsugust perspektiivi asjale anda, et... Marko? Jah, see huvitav õhtu. Ma ei teadnudki, et sa, Raivo, sööke kultuurihuviline oled. Jaa, niisugune ajaloohuviline. Muidugi, absoluutselt. Aga lähme siis, võime 4 ka minna. Tere päevast, tere õhtust, vabandage. Ma kuulsin, et lähete ekskursioonile. Seltskond, ma mõtlesin, mida rohkem. Mina olen ka turist täiesti uus, esimest korda siin linnas, et siin juba on inimesed ja giid, et kas ma tohin ka liituda? Jaa, muidugi. Ei, meil on siin erapidu. Ja tegelikult on grupp täis ja kahjuks ei saa enam. Selge, ei ole midagi hullu. Ma lihtsalt küsisin, et äkki, kui ei saa, siis ei saa. Aga... Vabandust, mis teie nimi on, härra? Teie seal? Roberto. Roberto? Härra Roberto. Te olete kuidagi tuttav mulle. Kas me oleme kusagil kohtunud? Kindlasti mitte. Ei saa olla täiesti uus siin linnas. Ma olen ka täiesti uus siin linnas. Ma arvan ka, et me siin linnas veel kohtunud ei ole, aga kusagil... Televisioonis. Televisioonis. Võib-olla, võib tõesti olla nii. Ju siis televisioonis. Te olete kindlasti selline tuntud nägu. Aga mis on ikka? Ma rohkem ei sega teie õhtut ja nautige. Olge kaunid edasi ja nägemist. Ma usun, et me kohtume veel. Mul on natuke värsket õhku vaja. Mul väike... Istu kallis. Vaata, sul on veini veel. Palun joo see vein edasi. See vein joo ära ja... Täiesti kahtlused. Ja see õhtu hakkab kujunema millekski väga imelikuks. Hashtag what the hell is going on. Vabandage mind, ma lähen ka värskendan ennast natuke. Kurat küll. Marko, mis mängu sa mängid nüüd? Sa pidid täna õhtule Isabella maha jätma, mitte teda mingile romantilisele õhtusöögile tooma. Raudselt arvab, et tahab sinuga abielluda. Mis abielluda?
saad aru, ma pidin jah seda tegema, aga see on, sa vaata, ta on õrn, ma pean seda kuidagi, ma pean läbi mõtlema, ma pean kuidagi. Ahah, tema on õrn. Tead, mõnikord ma mõtlen, et sa äkki ei tahagi teda maha jätta, sul on kogu aeg mingid vabandused. Küll on mingid äripartneritega kohtumised, siis on mingid muud asjad, siis on kiire tööl, siis on mingid muud asjad. Kogu aeg üks vabandus teise otsa. Aru, mul ongi, sa tead ise, kui kiire mul kogu aeg on ja see lihtsalt see... Ma pean seda kuidagi õigesti tegema. Õigesti? Ahah, tema suhtes pead õigesti tegema, aga minu tunded, mida ma pean tundma, kui sina vedad iga õhtu temaga koos? Mina pean üksi neid raamatupidamise asju kogu aeg tegema. Sofia, kallis, ma olen sinuga teinud neid raamatupidamise asju, eks ole, ja ikka tahaksin veel teha ja ma tegelikult armastan sind ja anna mul üks võimalus veel. Mida? Üks võimalus? Üks võimalus, jah? Meil sul on 5 korda seda ühte võimalust olnud. Saan siis või? Lolliks läksid või? Ma ei anna sulle enam mitte mingit ühtegi võimalust. Täna on viimane õhtu. Siit jooksab minu piir. Kui sina seda otsust ei tee, siis teen selle mina. Jäta see meelde. Noh, tuled või? Jah. Tuled siia äkki või? Jaa, kohe. Sa pidid siia istuma ju. Kohe. Loomulikult ta pidi minu kõrvale istuma. Ta pidi siia istuma. Üks veel. Kuule, Marko, sul läheb vist päris kaua seal. Ja sa muned seal nii kaua. No, kuidas vein maitseb? jah. Kallikesed. Mu kallid jälgijad, ma ei teagi, mida öelda, et kell on mingi 21:30, eks ju. Ja mulle tundub, et see pidi olema üks ilus õhtu, ainult minu ja Markoga, aga siis imbus üks eid siia ja julgen ennast näidata ka, kui sa juba julged ennast siin asjatada. Ja siis olen siin mina, kes olen väga kannatlik olnud. Mida see õhtu veel võib tuua? Mida? Marko, mulle tundub, et sa varjad midagi ja te mõlemad varjate midagi, te olete kahtlased, te saate aru? Mis kahtlased? Mis asja sa räägid? Me tulime siia õhtust sööma. Mis tuletab meelde, et ma ei ole siiamaani veel midagi süüa saanud. Ja näed? Mäletad seda korterit? Ja mäletad? Vot, see kõik on siin, see on raske töövili. Raske töövili, aga sa tead, et sa võid muga kõigest ju rääkida. Sa saad minuga avatud olla, et miks on siis vaja salatseda nii palju, ma ei saa aru. Ma lihtsalt kõigest päris ei saa rääkida, sest äri on väga peenhäälestusega, see on... Saad aru, kallis, sa lihtsalt nagu... Noh, ma ei hakka seda seletama, ühesõnaga, kõik on siin. See korter, need värgid, need... Mis reis see oli see, kus sa tahtsid see... Ja, me tahtsime koos Mallorcale minna. Ja, just, Mallorca. Ja. No nii, kallikesed. Õhtu kogub tuure. Ja millega see õhtu lõpeb? Kas see on see, mida mina ootan? Või lõpeb see täieliku fiaskoga? Vabandust, härra Roberto, eks ole? Jälle teie? Naljakas, me äsja kohtusime, aga... Te
te olete kuidagi ikkagi nii tuttav, et ei saa ju ometi olla, et ma televisioonis teid näinud olen. Kus siis veel? Kas tõesti kõik need vaatamisväärsused ja selleks te siin oletegi? Vaadake, minul on komme asju tähele panna. Ja televisioonis ma kindlasti teid näinud ei ole. Ma hästi vaatan televisionis. Kui te asju tähele paneksite, saaksite aru, et ei ole siia oodatud. Ja härra Roberto, või ma peaksin ütlema, Raivo, teie kohta leidub väga huvitavaid lugusid. Lugusid? Ja, kas te teate, kui lihtne on leida informatsiooni inimese kohta, kes on, ütleme, varemgi eksinud? Mis mõttes? Vaadake, minul on siin erinevad väljavõtted, finantsaruanded teie kontodelt, mida enam ei eksisteeri. Rahad liiguvad kontodelt, mida mina ei näe enam. Ja no just, neid enam ammu ei eksisteeri. Ja, just täpselt nii. Aga muidugi see tänane leping Markoga, see tehing. Mis tänane leping Markoga? Te ju teate, millest ma räägin, eks ole? Ei. Muidugi te tahate siin kõike eitada, aga mina nägin kõike. Minul on olemas kogu informatsioon, fototõestus, sellest, kuidas kõik lepingud said sõlmitud. Ja minul on olemas, siin on kõik olemas, et teid anda edasi kõrgematele ametnikele. Või te tahate siin jälle taaskord kõike eitada, et tegemist on rahapesudega, raha välja petmised inimestelt. Ja te lähete kohe kindlasti kauemaks seekord kinni. Ei, tähendab, ma arvan, et siin on toimunud väike eksitus. Ja nimelt, mis eksitus? No vaadake, need andmed, mis teil on. Nii? Need on osalt vananenud. Ja osalt on teil väga olulised lüngad nendes andmetes. Ja kui need lüngad ära täita, siis te näeksite, et asjad, mis teile tunduvad olevat niimoodi, on tegelikult hoopis natukene teistmoodi. Ja ma saan aru, et te ilmselt püüdlete ametikõrgenduse poole, aga vaadake, ma olen täna päris heas tujus. Ma sain kokku ühe oma vana tuttavaga täna. Ja kuna ma olen heas tujus, siis ma hea meelega säästan teid sellest häbist, mida te peaksite tundma siis, kui te lähete poolikute andmetega nende kõrgemate instantside juurde, kuhu te lubasite minna, ja siis seal hakatakse seda lähemalt uurima, tuleb välja, et te olete täiesti süütud inimest süüdistama. Aga need lüngad, palun väga. Jaa. Kus ma need leian? Kus on teie? Ma võin teile neid kõiki dokumente näidata. Need dokumendid on mul autos, mul on lihtsalt selle arvuti seal. Palun teie. Jaa, lähme autosse, auto on seal. Või mul on üks kõne. Aga teie juba liikuge auto poole, ma tulen kohe järgi teile. Ja. Lähme siit edasi. Ruslan, sina, jah? Väga hea. Mul on selline lugu, et ma tulen praegu pakiga siit baarist, jah? Saad ette sõita? 2 minutit, väga hea. Tagauks loomulikult kui pakiga, sa tead küll. Väga hea, ootan sind 2 minuti pärast. Oi, kas see oli veel järjekordne ärikõne? Või ma peaksin ütlema probleemi lahendus, nagu teil kombeks? No, ütleme niimoodi, et probleemi lahendus on see kohe kindlasti ja mis puudutab neid lünkasid, siis nende lünkadega on niimoodi, et neid tuleb teile kohe juurde siia praegu. Kurat, sa vahid korja üles, sa saad maha. Ukstega lahti, sa vahid. Et kas sa tahad siis mulle rääkida, et milles asi, et mis te siin salatsete ja sina ka? No Marko, sul oli ju talle midagi olulist rääkida.
et jah, et see, mis asja, noh, et millest see suur tehing siin kõik ja noh, et siin. No, mulle tundub, ma ei mõelnud seda. Marko, mida ta tahab öelda praegu? Ei, ta ei taha suht midagi öelda, ta siin, noh, tuli appi meile lihtsalt seda lepingut lugema pärast, et. Jaa, ma tulin appi, et natuke olukorda selgitada. Nimelt Marko ja mina, me ei ole sugugi lihtsalt äripartnerid, vaid meie vahel on midagi palju rohkemat. Ja see ei ole praegu õige aeg ega õige koht. Marko, mida sa teed? See oli siis vale kõik, Bella, jah? see oli ammu hakkas ja see. Mis asja? Praegu kõik on teistmoodi, see. Marko, aga sa lubasid ju, ma lootsin, et sa teed mulle täna abielu ettepanek. Abielu ettepanek. Tulime sööma. Kurat, ma ei ole ikka veel süüa saanud, ma ei tea nagu. Marko, vaata mulle otsa, kui sa muga räägid. No, räägi siis mulle praegu tõtt, et mis toimub, miks sa oled kõike seda mu eest varjanud, et sul selle Eidega on mingisugused värgid. Miks? See oli ju enne sind juba see. Mida? Sa oled kogu see aeg mulle valetanud terve meesutuse aja või? No jaa, ma ei teadnud, et see abielu ettepanek ja see tundus, see oli nii uskumatu minu jaoks. Ma mõtlesin, et sa nagu raha tahad. Mis mõttes? Ma tahtsin su käest sõrmust, mitte raha. Marko. Sõrmust? Nähe, jaa, ma tahtsin sinult abielu sõrmust saada. Kihla sõrmust ja siis abielu sõrmust. Marko. Ma ei saanud aru sellest niimoodi. Oh jah. Tundub, et õhtu tipphetk on käes. See ei ole see, mida ma arvasin. Ma ei tea, kuidas sellest üldse rääkida. Täiesti uskumatu. Saate aru, ma tulin praegu siia. Ma lootsin Markolt saada abielu ettepanekut. Sõrmust siia sõrme. Aga mul on ainult see kett. Sõrmust ei ole. Sest Marko on valetaja ja pettur. Ja teie, kes te teiste tunnetel mängite. Oi, karma saab teid kätte. Väga räigelt. Väga räigelt. Hashtag game over. Bella, oota nüüd. Marko, oota. Kus sa kiirustad nüüd? Tule istu maha. Ma toon sulle ühe gin-tooniku ja... Kurat, see ei pidanud niimoodi minema ju. No tegelikult see läks just nii, nagu see minema pidi. See läks nii, nagu sina tahtsid, eks ole. No, aga siis läkski õigesti. Võta, palun. Mõtle natuke. Tegelikult su elu on ju palju lihtsam ilma selle Isabellata. Sa saad keskenduda nüüd kõigele, mis on siin elus oluline ja see Isabella ei sega enda mingite Instagrami story'de ja ma ei tea, mis asjadega veel. Sa oled ju väga tähtis ärimees. Sul on reputatsiooni vaja hoida, mitte mingite tivikeste järgi joosta. Ma ei tea, ma ei ole kindel, see tundus nii vale või nii, ma ei tea, see ei pidanud nii minema ju. See ei ole üldse midagi vale. Kõik on täpselt nii, nagu vaja on. Sa saad nüüd keskenduda väga suurtele äritehingutele. Ma olen sinu raamatupidaja ja ma tean väga hästi, kuidas sinu rahad liiguvad ja mis kontodele on need paigutatud. Ja tegelikult, eks mul on ligipääs ka nendele kontodele väga hästi, et ma saan sind aidata kõiges, Marko. Ja nüüd on sul vaja ainult lihtsalt liituda selliste suuremate äritehingutega ja lõpetada ära selliste Isabella-suguste tibide järgi jooksmine. Ja ma tean, et sa oled mu raamatupidaja. Ma olen sind kogu aeg oma asjadesse usaldanud, aga mis? No, õigesti oled teinud, sest minuga koos saad sa nüüd palju suuremate tehingutega liituda. See ei ole üldse sinu moodi. Mis suuremad tehingud, mis asja? Sa ei ole varem nagu... Siin on midagi kahtlast. Ma ei tea, see ei meeldi mulle see asi praegu. Sa mõtled liiga üle. Lihtsalt mina tahan sind õigele teele juhatada, et sa saaksid palju rikkamaks, kui sa täna said. Saad aru, see oli täna. See oli lihtsalt tehingute tehing minu elus. No kui sa mõtled, et see oli nüüd suur tehing, siis
mõtle, milliste tehinguteni sa saad koos minuga minna. Ma viin sind selliste rahalaevade juurde, et sa isegi ei kujuta ette. Sinuga, jah. See, et nagu, ma ei tea, noh. No, mida sa ei tea? Sa pead lihtsalt otsustama, kas sa jätkad selle Isabella järgi jooksmist ja tema järel nutmist või sa tuled ikkagi nagu minuga suurte tehingute juurde ja keskendud ainult äriasjadele. Ma ei tea, see on väga imelik, see tuleb kõik nii kuidagi teistmoodi, nii järsku, nii, ma ei tea, ja kus sa üldse kus sul need mõtted tulevad? No, tulevad siit ja sealt ja ma olen tutvunud erinevate inimestega ja nad on avardanud minust perspektiive ja on tulnud väga häid ideid. Kurat, see on kahtlane, kuidas üldse siia, Kelle, tooge palun arve, Kurat, see on kogu aeg Raivo olnud, jah? Ei noh, Raivo. No Raivo on küll olnud mängus, aga tead, Raivo pole üldse oluline. Tema lihtsalt, jah, ei, Raivo ei ole üldse oluline. Marko, sina oled, ainult sina ja sinu äritehingud, need on kõige olulisemad. Sina pead lihtsalt otsustama, tegema valiku. Kas Isabella või äri? Äri on loomulikult kasulik. Pikas perspektiivis elu tahab elamist, aga ma ei ole kindel, ma ei tea. Aga kui ma ütlen ei? See on nüüd küll vale valik. Siin kaardil ei ole piisavalt vahendeid. Pole võimalik. Ja meie ettevõttes võlgu ei jääda. Noh, Mihkli peal käes, jah?